Me oleme nüüd Varssavi kesklinnas ja Sander seal läks küsima, kas siin parklas saab eurodega ka maksta. Sest seal Park4Nightis näitas, et on ainult sularahamakse, mis tähendab jälle seda, et ma oleks võinud rohkem sularaha kaasa võtta. Sest et ma ei tea, kuidas me selle reisi hakkama saame niimoodi, kui nii edasi läheb. Aga ühesõnaga sõitmisest on kopp siiralt nii ees, see oli ainult 450 või peaaegu 500 kilomeetrit, aga no rohkem ei suudaks. Pea valutab, palav on, kõht on tühi, kõik hädad on kallal, aga natuke vast kogume ennast. Loodame, et üldse saame siia parklasse, sest et ega slotte meil ei ole selles mõttes ja kui saame, siis kogume veits ja lähme linna avastame ja kui ei saa, siis vaatame juba edasi. See on siis esimene kord, kui me parkimise eest maksame ja ei saanud eurodes, ehk siis need on meil sellised asjad. Ma ei tea, mis me veel nendega ülejäänutega teeme, aga noh, vähemalt on. Me lähme nüüd nende abimeestega uuesti Varssavit avastame ühesõnaga ja sooja on ligi 30 kraadi, järsku lihtsalt tuli full suvi ja nii palav on. Mitte et vinguda tahaks, aga nagu tõesti väga palav on. Teate, me ei osanud Varssavist mitte midagi enne oodata. Ma mõtlesin, või noh, mina täpsemalt mõtlesin lihtsalt, et tuleme, tund aega oleme ja lähme edasi. Ja imeline linn, nagu täiesti imeline. Me kõndisime treppidest üles ja karp vajus lahti. Sõna otseses mõttes nagu nii ilus lihtsalt. Ja kuidagi melu käib, esmaspäeva õhtu on, aga linn on rahvast täis. Peatänavatel rattaga mugav sõita, lihtne aru saada, enam-vähem puhas, nagu mida veel tahta. Mingi ilus arhitektuur. Uskumatu. Ja odav. Me käisime toidupoes ka, nüüd siis, mis oli nagu peatänaval või niimoodi, tundus vähemalt siuke peatänavalaadne tänav siis ja käisime mingis suvalises toidupoes all. See on küll tüütu, et peab kõik nagu slottidest ümber arvutama, aga hinnad on nii odavad. Tere hommikust nüüd siit Varssavist. Lähme võtame hommikukohvi Starbucksist, avastame veidi seda linna. Meil on järjekordselt 30 kraadi õues. Väga palav, aga siit juba liigume ilmselt täna siis ka edasi. Vaatame, mis päev toob. Täna on natuke tuulisem. Natuke tuulisem, aga no palav on ikkagi. Aga läks hommikul päris soojaks. Ja, aga lähme siis avastame. Lähme. See kõik on poes 4 eurot. Nüüd on jõudnud kätte see aeg, kus me hakkame siis suunduma Krakowi poole. Ehk siis head aega Varssav. Tere Krakow võib-olla.
tee peal proovime äkki jõuame kuskilt rehvikast läbi, et saaks uued rehvid ka olla, sest need on meil veidi läbi omadega. Ehk siis jah, lähme tripime. Läks kõht tühjaks, nii et väga tervislik nagu ikka, aga see on hea maitsev, toidab kõhu ära, nii et head isu! Reaalsus on selline. Ütleme nii, et pigem on huvitav Poola. Me oleme täiesti kindlad, et meid üritati just, oleks üritatud meid varastada, sest et... Olime parklas, vaatasime mingi tüüp jalutab ümber auto, luusib natukene. Lasime tuled ära, et mitte mingi tüüp, vaid mingi tüüp lihtsalt mingite adidresside ja... Ühesõnaga... Adidress ja fliis. No, jah. Kiilakas. Läks, teeb suitsu ümber auto, vaatab vaikselt, kaob ära, natuke aja pärast tuleb tagasi. Käib jälle. Peeglist näeme jälle, et ja ei käi nagu, seal oli üks kämper parklas veel. Ma isegi ei öelnud vist seda, et me proovisime, alguses otsisime ühe järveäärse koha, mis Park Fortnite'is oli siis hästi kõrgelt arvustatud. Läksime sinna üks kämper koha peal, mingi full muda parkla läbi lumpide pimedas metsa vahel. Ei aitäh lihtsalt. Läksime teise kohta, mis oli sama järve ääres, aga nagu natuke eemal ja siuke rannaparkla jah siis. Ja Park Fortnite'is küll nagu arvusi mingi mega häid ei olnud, seal polnud väga palju oldud, aga samas öeldi, et nagu turvaline ja kõik selles suhtes nagu okei. Ja siis hakkab trall jah pihta. Hakkame juba vaikselt magama sättima ja siis ühesõnaga üks kämper oli veel, käis mitte ainult meie auto ümber, vaid siis ka teise kämperi ümber, lihtsalt piilus sisse. Mõtlesime, issand see tee. Krakow ei ole kõige parem koht, kuhu tulla. Piirduga Varssaviga. Nii, ja siis kadus jälle ära, mõtlesime okei, kõik nagu safe. Proovime uuesti, anname ühe võimaluse parklale veel, et me ei hakka nagu maha kandma, ei me hakka uut kohta otsima. Ja tuli jälle välja, me istusime nagu, issand meil kõik oli. Istusime siis, jälgisime nagu, mis ümberringi toimub. Ja siis Sander näeb nagu tahavaate peeglist, et ta kuskil jälle luusib. Põgenesime ruttu tuppa, nagu siis taha, kaob jälle ära. Tükk aega ei näinud teda ja siis luuresime lihtsalt ümber auto ja läks oma autosse. Paneb auto käima, mõtleme, et okei, nüüd on safe, et ta nüüd päriselt läheb ära. Ta pargib meile kõrvale. Teeb kiiru ümber parkla ja siis nii muuseas sajab täpselt kõrvale. No kui see ei olnud nagu märk sellest, et lihtsalt kadugas parklast minema, siis ma ei tea, mis oli, nii et igatahes nägemist, otsime mõne valvega parkla. Tänane möödub siis sellise vaatega, aga me ei võta seda riski enam uuesti. Poolas tasuline parkla on ainus võimalus, kus ööbida. See oli 50 slotti, ehk siis mingi 11 eurot või midagi, see ei ole... See on seda väärt kindlasti. Väga kindlasti, sest see kogemus oli ikka päris rõve praegu. Tere hommikust! Ütleme nii, et Poola absoluutselt meid enam ei hellita. Kui Varssav oli väga imeline, siis see Krakowi piirkond ikkagi jätab soovida. Vähemalt me ei ole veel vanalinna jõudnud ja ma kardan, et me ei jõuagi täna sinna või üldse ei jõua seekord sinna, sest et vist on kuulda ka, et müristab. Jah. Ühesõnaga, parkisime siis
rekkameestega koos, rekkameeste parklas, 11 eurot, 50 slotti ja selles suhtes magada sai ilusasti, et mina ärkasin kell 10 üles, vahepeal oli mingi rekkad läksid minema, siis oli reega müra, aga mitte midagi hullu. Ja ärkasime siis meie selle peale, et oli saadetud sõnum, et on üleujutuse oht. Et tänaseks ja homseks tegelikult ei luba vihma niimoodi, et järgi, aga tänaseks ja homseks anti sisse, ma ei tea, kas Krakowis või üleüldse kuidagi Poolas, ma ei tea, suure saju tõttu siis anti üleujutuse hoiatus, et mingi ühesõnaga jõgi võib üle hakata ujutama ja ma ei tea, kui nagu tõsine see üleujutuse oht on, et eile sadas siin ka vist terve päev ja täna lubab terve päev sadu. Kas ma ei tea, kas me julgeme nagu siia jääda, pigem vist ikkagi paneme edasi. Praegu Sander läkski slotte vahetama veel lahti, et me saaksime seal lõunapoolas rohkem nagu paremini hakkama, sest nagu ma olen aru saanud, siis nad ei aktsepteeri siin eurosid, mis on ilmselge, aga ka sularaha või kaardimakset ei saa nagu paljudes kohtades teostada, eriti ööbimiskohtade juures. Sest näiteks eile õhtul oli ka täpselt see teema, et seal rekkameeste parklas tüüp putkas ütles, et ainult sularaha, kuigi tal oli kaardimakseterminal selja taga. Ja me olime täna hommikul ka täiesti paanikas, et meil ei ole ju rohkem slotte, et mida me teeme, me ei lähe äiksetormiga kuhugi kaugele linna raha vahetama, kuidas me sealt parklast välja saame, et nagu tahaks kiiresti ära minna, kui mingi üleujutuse oht on, ja täna läks siis sinna putkasse, ütles, et ta, et kas kuidagi nagu muud moodi ikkagi ei saa, ja ütles, et ta, et kaardimakse. Siis ma ei tea, see tüüp ilmselt üritas eile oma taskusse pista selle raha, mis ma oleks talle andnud, ma ei tea. Väga veider on see Poola värk, nii et me ilmselt lähme siit edasi, võib-olla sõidame veel Tiiru kesklinnas, kui me julgeme sinna jõe äärde minna. Ja vaatame, mis see päevaka toob. Ma tegelikult tahtsin täiega sopata ka veel, aga tundub, et ei õnnestu praegu. Aga no siis ongi parem, raha jääb alles. Ütleme nii, et Krakow ei jäta mitte mingit muljet meile, kõik on nagu halvasti lihtsalt. Siin kallab, meil on ummikud, me istusime enne mingi pool tundi või isegi rohkem ummikus, et saada kesklinna. Kesklinnas me ei viitsinud parkimise eest maksta, mingit normaalset kohta ei olnud, kuhu jääda. Jätsime korraks, käisime, vaatasime üle ja lihtsalt minek linnast välja. Ja nüüd me istume uuesti ummikus. Huvitav, kui kaua siis. Aga me saame siit nüüd vähemalt minema, sest mulle tundub, et natuke hakkab juba ikkagi nagu uputama ka kuskilt, et ainult sajab juurde ja jõgi on täiesti suht ääreni täis. Sander läks nüüd uurima mingit rehvikat, sest meil on tegelikult need rehvid üsna läbi omadega ja oleks vaja vahetada ja Poola tundub selline kõige odavam ja mõistlikum koht, kus seda võib-olla teha, kuigi ma ei tea. Ma arvan, et me tegelikult ei saa neid vahetatud, aga võib-olla kui siin mingi normaalset hinda pakutakse, siis tegelikult oleks mõistlik ikkagi ära vahetada või siis oodata, kuni häda on käes, sest tegelikult tagavararehv meil on nagu nii ka olemas, et hind oli okei, aga kui ma oleks tahtnud siin rehve vahetada, siis oleks pidanud siia ööseks jääma, sest et homseks oleks sellest saanud aja ja seda me kindlasti tahas. Pool on natuke selline, et ütleme nii, et tahaksid tegelikult ikkagi vist ära minna juba. Need mägised alad tunduvad väga ilusad ja huvitavad, aga see riik ise ikkagi on selline veider. Kuigi toidupoes, meil läks toidupoes see kogu kraam, mis te nägite, see oli nagu kuhjatud asju lindile, läks 50 eurot, 49 täpsemalt isegi. 500 grammi mustikaid oli 2,50. Aga
Liigume nüüd siis sinna Zakopane poole. Leidsime vist ühe kämpimisplatsi, mis ei ole otseselt Zakopanes, et ilmselt täna sinna üldse ei lähegi, aga lähme sinna kuhugi järvekese äärde kämpima. Loodame, et on mingi normaalne koht. Kui ei ole, siis hakkame jälle seiklema ja parkimiskohta otsime, sest et kindlasti me enam tasuta parklates olla ei taha või lihtsalt kuskil tee ääres. Poolas vähemalt mitte. Me oleme nüüd seadnud ennast üles ja sellise nimega kämpimiskohta ja jääme siis ööseks siia. Maksis 66 slotti äkki, ehk siis mingi 14.50. Siin on pesemisvõimalus, wifi nagu seal retseptsioonis, öövalve, saab süüa osta, mingi vett täita, prügi ära visata, kõik ühesõnaga siuke hästi mugav. Väga paljud inimesed on telkidega väljas, kallab, lihtsalt terve päev on kallanud reigelt. Panime praegu diiselpuhuriga järgi, sest tõesti jahe on. Saapast ikkagi üle elatud ja siis homme juba Morski Oko poole, mis peaks olema siit umbes 30 kilomeetri kaugusel ja siis juba head aega Poola. Tere hommikust meie poolt. Kus me lähme? Morski Oko, Tatramäed. Matkama. Esimene matk täiesti elus niimoodi mägedesse. Eks me näeme, kui katsumuste rohke see on. Peaks olema umbes 2 tundi, ehk siis kokku tuleb mingi 16 kilomeetrit, mis ei ole nagu väga midagi, kui me kavatseme Hispaanias ja mujal matkata veel päris palju. Aga harjutame jah. Ühesõnaga ärkasime hommikul 6.30. Panime suht kiiresti asjad kokku. Nüüd on kell juba saamas 9:30. Oleme siin lihtsalt natuke sellinud. Hommikust sõime vedelenud niisama. Ja nüüd siis on viimased asjad siin kokku pakkida ja asumegi teele. ...20 kilomeetrit, 25 000 sammu umbes ja 410 meetrit tõusu hiljem me oleme autos tagasi. Ja me oleme suht surnud. Tegelikult ei ole asi nii hull, aga me panime suht niimoodi, et me tegelikult ei teinud väga pause, aga ikka läks aega nii palju. Täitsa siuke. Aga nüüd ma ei teagi, kas me läheme korra veel vaatame Poola linnakese nagu Zakopane üle või lähme otse Slovakkiasse kuidagi. Öösel tahaks ikkagi igatahes Slovakkias olla.